Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd vaatame, kuidas siis Notebook LM keskkonnas lisada endale erinevaid allikaid. Et ma loon kõigepealt uue märkmiku, olen juba sellel lehel olemas ja siis on juba alguses, ma võin juba kohe alguses, ta pakubki nii, kui ma uuele märkmikule lähen, nii ta juba ütleb, et vot, et hakka siis lisama neid allikaid. Ma võin siit ka selle risti pealt kinni panna ja siis mul nüüd ilmuski nüüd minu siis selline tööraamat ja vot siis lisamine toimub siis selle plussiga. Siin on allikad, klõpsan lisa peale ja mul on siis võimalik neid väga erinevalt lisada. Mul võib olla mingi fail, mille ma üles laen arvutist, siis mul võib olla äkki Google Drive'is mingisugune fail, et siit ma võin ka otse otsida, panen otsingusse või ma tean, kus ta mul kettal on, ma juba otsisin üles, mul on näiteks üks esitlus Gustav Adolfi gümnaasiumi ajaloost, nii, siis ma saan lisada siia ka veebisaite, nii et kui mul on näiteks otsitud üles mingisugune veebileht, kus on näiteks kooli ajatelg, ma teen praegu siis meie kooli Gustav Adolfi gümnaasiumi kohta selle väikse märkmiku, nii võtame siis veebisaidi, paneme siia URL-i, nii ja lisame selle sisesta, ja lisatakse, siis ma saan ka erinevaid veebilehti lisada, nii paneme veel lisa ja nüüd kui ma tahaksin, näete, siin on ka YouTube olemas, et kui mul on näiteks ka üks õppefilm tehtud selle kohta, lähen YouTube'ist otsin üles, kuidas see nunnaklooster varem siin tegutses ja klõpsan YouTube'i peale, siis kui me nüüd selle valime ja klõpsame sisesta, siis ilmub, vot aeg-ajalt ilmub teil nüüd selline asi, kus ta ütleb, et nüüd on error, et seda allikat ei saa lisada, et klõpsate selle i-tähe peale, ta ütleb, et see on tühi. Ja põhjus on selles, et tegelikult ta võtab ikkagi need allikad, kus on olemas subtiitrid, aga kuna sellel videol subtiitreid ei ole ja ta ei hakka analüüsima seda videot ise, siis selle allika ma klõpsan eemalda allikas, eemaldame ära ja kui mul on nüüd näiteks mingisugune selline video, kus on subtiitrid, siis muide ta ei taha ka tegelikult alati võtta eestikeelsete subtiitritega. Ma panen siia siis näiteks, proovime, siin on mul siis üks selline, kus on subtiitrid näiteks prantsuse keeles, vaatame, kas ta selle tunneb ära. Lisame ja näete, selle tundis. Aga kui teil on eestikeelsed subtiitrid ja ta ära ei tunne, siis tegelikult, kui te kerite video alla, siis on alati olemas seal see kuva transkriptsioon. Ja kui te selle ette võtate, siis tegelikult, kui teil on vaja just seda teksti, mis videos on ja kui subtiitrid on pandud, siis põhimõtteliselt ma võiksin siis siit kopeerida ka kogu selle transkriptsiooni näiteks. Paneme siis Ctrl copy ja kui ma lähen uuesti siia notebooki, siis ma võin sellega jälle lisada ja võin ta lisada lihtsalt siis ka näete kopeeritud tekstina. Nii et ma panen siia selle kopeeritud teksti, nii sisesta. Ja siis ma lisasin, ei lisanud seda videot, aga lisasin siis selle teksti ja ta pani nime ka sellele. Et kui ma nüüd tahan neid allikaid siit nagu ümber nimetada, siis ma võin alati klõpsata selle 3 punkti peal, nimetada seda ümber ja siis kui ma tahan näiteks, et Notebook LM ise aitaks mul otsida, ma võin ka kirjutada avastage ja siis ma võin kirjutadagi Gustav Adolfi gümnaasiumi ajalugu. Nii, võin teha siis veebist otsingu või Google Drive'ist, ma panen esita, vaatame veebist ja nüüd ta aitab mul ise nagu vaadata, et võib-olla ma kõike ei teinud, ta teeb minu eest nagu selle Google'i otsingu ära ja äkki ma leian siit midagi. Aga loomulikult peab olema ettevaatlik, need allikad tuleb üle kontrollida ja näete, nüüd ta siis leiabki kodulehe leidis, siis mingisuguse ettekande leidis, et ma võin neid, kui ma tahan, võin minna ja üle vaadata, klõpsan selle peal, vaatan, kas see nagu sobiks, loen läbi ja kui see mulle siis sobib, siis ma võtan kõigepealt siit kõik ära ja valin siis, mida ma tahan, näiteks ettekande võtan ja vajutan impordi, nii et ma saan kasutada siis ka niimoodi, et otsimine toimub selle enda keskkonna sees. Liiga palju allikaid teeb ka võib-olla elu keeruliseks, nii et selles mõttes alati mõelge, et kui palju teil neid vaja on. Kui ma mõne allika tahan nüüd mingisugusest ülesandest välja jätta, siis ma võin ka teha nii, et ma näiteks praegu töötan ainult selle ühe allikaga, et nad on mul siin olemas, aga ma määran, et vot praegu on ainult selle ajaloo esitlusega tegeleme ja teised jäävad kõrvale. Või siis valin kõik, nii et see on siis see minu valik. Nii et sellisel viisil saan ma siia allikaid lisada ja kui mõni veebileht ei luba teil ennast sinna panna, siis üks variant on veel niimoodi, et veebilehest on võimalik ka teha PDF, nii et kui ma olen veebilehe peal,
teen parema hiire, klõpsu ja prindi, siis ma alati ei pea saatma seda printerisse, vaid ma võin ka valida, et salvestan selle veebilehena, PDF-ina. Nii, salvestame ära. Nii, las ta läheb mul alla laaditud failide alla ja nüüd, kui ma siis lähen Notebook LM-i ja võtan lisa, siis ma saan ta pukseerida otse siia. Nii, vaatame kohe alla laaditud failid, ajatelg, ava. Ja võite ka siis niimoodi panna, et kui näiteks mingisugused sellised veebilehed ei taha tulla või te tahate seal midagi täpsemalt panna. Katsetage!